kõigile, minu nimi Kristi Jõeorg ja olen siis Meaningful Talksist. Ja meil täna on tõesti aset leidmas selline väärtuslik veebiseminar nagu oma emotsioonide väga teadlik juhtimine lapsevanemana. Ja miks see on oluline? Sellepärast, et me tahame vähem närvis olla ja me tahame oluliselt rohkem olla rõõmsad ja heatujulised. Ja just seepärast olen ma äärmiselt õnnelik, et Kristina Tamm koos tütrega Karina Tammega on valmis teile jagama neid teadmisi ja kogemusi, sest Kristina ise on väga pikki aastaid, ta kohe saab siis endast ka rääkida, et tegelenud imago paarisuhte teraapiatega ja olles ise selles sertifitseeritud ja minul on au ka siis Kristina juures õppida kogu seda temaatikat ja ka siis ise saada kunagi terapeudiks. Nii et seepärast ma väga-väga hindan seda tööd ja Karina on täpselt samasugusel teekonnal. Ja miks ma olen eriti õnnelik ja rahul, et Kristina ja Karina siin koos on, sest tegu on reaalse elulise näitega, kuidas on võimalik sellisest mitteteadlikust lapsevanemast, kui ta hakkab endaga tegelema, jõuda teadlikkuse kohta ja kui palju saab muutuda siis suhe lapsega ja kui palju mõnusamaks elu selle keskel läheb. Nii et praegu siis 1,5 tundi Kristina ja Karina jagavadki enda teadmisi tõesti selles osas, et kuidas siis vähem närvitseda ja kuidas olla sellises mõnusamas vaibis lapsevanem ja mida ka laps ise ennast kogu selles protsessis tunneb. Ja kutsun sind üles ka hästi julgelt küsima küsimusi, et kuulates siis Kristinat ja Karinat ja kui sinu sees kerkivad mingisugused sellised ekstra küsimused või mõtted, millal sa sooviksid vastust saada, siis kindlasti aktiivselt kirjuta siia chati need küsimused. Kristina saab alguses ka siis öelda, kas ta võtab vahepeale neid küsimusi või siis võtame kõige lõpus need küsimused ja kindlasti siis püüame neile vastuseid leida. Aga üks asi, mida ma hästi soovitan võtta juba alguses siit veebiseminarilt endale kaasa, on uudishimu. Uudishimu märgata, kas kõik need sõnad, mida Kristina ja Karina välja toovad, kuidagi ka minu elust läbi käivad või mida ma juba saan taibata ja märgata. Nii et mis ma siin ikka lobisen, ma annan nüüd Kristinale ja Karinale siis siit selle stardipaugu üle ja saavad siis juba oma teemade sisse minna, milles siis nemad on oma valdkonna profid. Tere tulemast, Kristina ja Karina. Tervist. Mul on ka väga hea meel siin istuda ja vaadata ekraanilt 3 imagoterapeuti, 2 on tulevast teekonnal ja 3 siin juba jahvatab siis ja hakkab siis rääkima. Et hästi kihvt seltskond ja minu jaoks on see siis hästi elumuutev teekond olnud. Olen 10 aastat selles olnud, nagu Kristi juba ütles. Tõesti tänaseks siis olen kõrgema taseme imago paarisuhteterapeut, olen sertifitseeritud imago töötubade koolitaja ja olen siis ka kliiniline superviisor imagos, nii et aitan siis terapeute, kui nad on jäänud oma klientidega kinni. Ja see on olnud üks hästi vinge teekond. Ma ei saa võib-olla isegi midagi rohkemat öelda kui elu muutev, sest see ütleb nagu minu jaoks kõik. Sest ma olen ema ja kindlasti 10 aastat tagasi ei olnud ma maailma parim ema. Ma arvan, et ma olin see ema, kes ärritus, kes kindlasti ei osanud rahumeelne olla ja ma arvan, et ma oma lapsele tegin selle ajani päris palju haiget. Ja mul on hästi hea meel, et see teekond minu ellu jõudis, see imagoteooria ja kogu see teekond. Ja ma arvan, et sellest päevast alates, kui ma siis oma esimest praktikatundi tegin, siis minu suhe ka minu lapsega Karinaga väga palju muutus. Nii et ma annan ka Karinale siit sõna, miks tema sellel teekonnal on ja miks tema täna siin minuga on. Tervist kõigile. Mina olen siis Karina Tamm, ka terapeuti koolitaja. Minu õpe sai alguse 6 aastat tagasi transpersonaalse psühholoogia erialal. Ja nagu siin Kristi ja mu ema ka juba mainisid, siis olen ka astunud edasi imago paariteraapia koolitaja ja terapeudi õppele.
et hüpnootilised seisundid ja selline teadlik mõtlemine huvitas mind juba lapsena, et küll sai ema raamaturiiulist võetud selliseid põnevaid psühholoogilisi raamatuid ja see teekond sai reaalsemaks minu jaoks just siis, kui minu ema läks õppima imagoterapeudiks ja pidi siis minuga koos tegema neid kodutöid, mis talle oli antud. Ja see oli tõesti elumuutev kogemus, et meie suhtlus muutus sellel päeval 180 kraadi. Ja sellest ajast saati on imago saanud minu jaoks kindlasti täielikuks elustiiliks. Ja minu usk sellesse on tohutult kasvanud ning mul on tänaseks siis au koos oma emaga viiagi siis läbi imago vanemluse koolitust, mille sissejuhatav osa siis see on. Mul on tohutult hea meel olla just koos temaga sellel teekonnal, sest et see, kui meie suhe oli lapsena, on väga erinev sellest, milline on meie suhe täna. Et minu ema on minu parim sõbranna ja ma ütlen seda uhkusega. Suur aitäh, Karina. Ma loen siin kommentaaridest, et heli jääb maha ja huultest jääb maha selline väikene lisainfo, et Karina on Tais hetkel ja Tais ongi hetkel internetiga tal seal väikesed väljakutsed, et ma, hea kuulaja, loodan, et sa südames selle osa andestaksid, et Karina tõesti südames soovis siin meiega olla ja me loome talle siia selle võimaluse selles tehnilises võtmes, nagu see meil siin täna õnnestub. Nii et, aga mina siis tulen siit laivist maha nüüd ja annangi siis sõna Kristinale ja Karinale üle. Ja tõesti, kui vahepeal tekib interneti probleeme sealt poolt, et siis mina olen siin taustal ilusasti olemas ja mis ikkagi, olgem lahendustele orienteeritud inimesed ja tõesti siin, nagu Tiina kirjutab, et kuulakem huviga, on ju. Nii et mina siit nüüd siis astun maha ja palun Kristina ja Karina. Ja meie vanemlus ei lähe ka alati nii, nagu me tahaksime. Et alati ei ole kõik ootuspärane, et samuti ei ole ka ootuspärane täna see, et internet töötaks, nagu me tahame. Aga tõesti, me peaksime siis olema valmis kohanduma ja võib-olla siis lihtsalt seda häält kuulama, kui pilt kokku ei lähe. Me hakkame siis rääkima imagoteoorial põhinevast sellisest vanemluse mudelist, mis on sellise vanema lapse keskne mudel ja see tähendab koos kasvamist. Tihti on osad teooriad lapsekesksed, osad teooriad on ainult vanemakesksed, aga siin on hästi kihvt kooskasvamise teekond. Ja öeldakse, et ei ole olemas raskeid lapsi, on olemas rasked vanemad. See ei tähenda, et me oleme halvad vanemad. See tähendab, et lihtsalt meil ei ole seda teadlikkust, millega me oma lapse käitumise muudame raskeks. Ja enamus vanemaid ei ole tegelikult saanud emotsionaalselt täiskasvanuks. Me käitume ise vanematena veel oma selliste lapsepõlve valude põhiselt ja need on meie ellujäämismehhanismid, mida me siis kasutasime väikse abitu lapsena, kes tegelikult siis sõltus ju täiskasvanutest. On ju. Ja need on moodused, kuidas tulla selles kasvukeskkonnas toime. Ja Karina tahtis siin natukese rääkida paari sõnaga enne, kui ma räägin, miks me niimoodi reageerime sellest ajuehitusest, mis paneb meid siis niimoodi toimima. Et inimestel on siis välja arenenud siin ees suur aju ehk 6 ajuosa, aga selle kõrval on meil olemas ka primitiivne ehk vana ajuosa, mis jääb siis siia tahapoole. See siis koosneb ajutüvest ja väikeajust, mis moodustavad loomajaju ning kesk- ja vaheajust, mis moodustavad limbilise süsteemi. Selle aju osa ülesanne on siis hoolitseda meie elu kõige põhilisemate vajaduste eest, nagu näiteks hingamine, puhkamine, toitumine. Et see aju osa on automaatne ja ise sisse lülituv ning tema eesmärk on keha ellujäämine. Tal puudub võime ennast jälgida või käituda läbi mõeldult, analüüsitult. Ja kusjuures hästi huvitav on ka fakt, et see on see ajuosa, kuhu on talletatud meie harjumuspärased käitumised. Ning siis limbilise süsteemi osa ehk imetaja aju on see, mis juhib meie emotsioone ja käivitab siis võitle või põgene reaktsiooni. Aga kokku me nimetame seda üldisemalt lihtsalt vanaks ajuks või roomaja ajuks.
siin tänases jutus, et te siis saaksite aru, et mis on nagu erinevus vana aju ja uue aju vahel. Üks on siis reaktiivne, hästi primitiivne vana ja teine on siis see, mis on analüüsiv, mõtlev nii-öelda moodsa inimese aju. Ja need samad vana aju reaktsioonid ongi siis tegelikult meie enda kaitsereaktsioonid, mis aitasid meil jääda ellu lapsena. Ja meie see vana aju ei tee vahet nagu ajalisel mastaabil, tema ei saa aru, et sa oled vahepeal ise lapsest täiskasvanuks saanud. Ja kui sinu laps siis põhjustab sulle sellist ärrituvust või stressireaktsiooni, siis sa hakkad käituma ise enda lapsepõlve reaktsioonide tasemel ehk tegelikult täiesti lapse kogemuse tasemelt. Ja emotsionaalselt täiskasvanuks saamine vanemana on päris pikk töö. See on iseenda haavatavuse mõistmine kuni alateadvuse tasandini, et mis on siis minevikus olnud need triggerid, mis meid käima panid. Ja suur osa täiskasvanud inimesi ei valitse enda reaktsioone, nad on pigem reaktsiooni ohvrid ja kuni me ei tee selgeks endale seda, milline reaktsioon siis, mille on loonud, senikaua me olemegi kogu aeg seal ohvri rollis. Emotsionaalselt täiskasvanuks saanud vanem teadvustab seda, millised on tema alateadlikud käitumised, millised on tema vajadused, mis on rahuldamata jäänud ja ta on võimeline tegema valiku reageerimise asemel. Ehk selle asemel, et siis tatti pritsida, korjuda või ära jäätuda, eemalduda, ta valib reageerida niimoodi, et ta jääb ühendusse oma lapsega. Ja see, kuidas sa hakkad lapsevanemana käituma, on täpselt see, kuidas sind üles kasvatati. Sul on oma isikliku vanemluse muster, nii nagu sul on isiklik näpujälg, on see väga unikaalne ja sa oled oma lastele täpselt sama palju saadav ja täpselt samamoodi käitud nendega, nagu käitusid sinuga sinu vanemad vastavates vanuserühmades. Lisan siia vahele, et seda on võimalik selles mõttes muuta ja mõjutada, et selle jaoks oletegi täna teie siin. Et selle teekond on siis selline teadlikuks saamine ja enesemärkamine. Et sellega on siis võimalik õppida välja lülitama seda vana aju osa. Ja vahel me mõtleme niimoodi, et oi ei, et meie vanemad käitusid küll meiega nii jõudsalt, et mina ühelgi juhul nii ei käitu. Ja siis sa käitud nagu täiesti vastandlikult. Aga iga äärmus ei ole terve koht, nii et liikuda ühest äärmusest teise kindlasti ei ole eluterve. Kui lapsevanem tunneb ennast rahulikult, siis kui imik nutab, siis ta suudab seda imikut ka väga elutervelt hoida. Ehk ta loob selle imikuga ühenduse selliste näoilmete läbi, hääle läbi, puudutuste läbi, kiigutamise läbi. Ja ta peegeldab imikule tagasi siis tegelikult tema tundeid, vaadates silma, väljendades ennast ja imiteerides imikut, siis imik saab hakata aru saama iseenda tunnetest. Ja kõige tähtsam on imiku jaoks olemine, imiku jaoks see, et vanem on tema jaoks olemas. Ja mitte ainult tema sellise söögivajaduse täitmiseks, vaid ka lohutuse pakkumiseks. Imikul on päris tihti stress ja me vanemana ei saa sellest aru. Me topime kähku söögi suhu, kussutame, üritame magama panna, igasugu asju teeme, aga võib-olla ta lihtsalt vajabki lähedust, ta vajab hoidmist. Imik vajab, et sa oled emotsionaalselt tema jaoks kohal. Ja mitte ainult imik ei vaja seda me vajame terve oma täiskasvanu ea, et teine inimene, meile lähedane inimene oleks emotsionaalselt kohal. Ehk tähendab seda, et sa pead suutma oma reaktsioonid nii läbi töötada, et sa oled võimeline jääma imiku lainele ja tema jaoks kohal ja teadvustama ka seda, kui temal on stress, mitte sellele reageerima. Ja kutsun korraks tagasi mõtlema enda lapsepõlvele, et kas sa kogesid oma lapsepõlves lähedust ja hoolimist oma lähedaste ja hooldajate poolt või kogesid sa hoopis distantsi, pinget, külmust, kaost?
Ja mõtle ka selle peale, et milline oli see suhtlusviis, mis pani sind tundma, et sind on kuulatud. Ja kuidas see tunne oli siis, kui sind kuulati? Ja milline oli see suhtlusviis, kui sa tundsid, et sind ei kuulatud? Et imago vanemlus loob õiget kasvukeskkonda selleks, kuidas olla ühenduses. Ta ei anna mitte niivõrd selliseid sõnumeid, mida teha, vaid kuidas olla selles ühenduses, mida siis iga laps vajab. Ja kui mõni vanem ütleb nii, et ta on kõike proovinud, aga laps käitub ikka nagu põrguline, siis suure reaalsusega see vanem ei ole teadvustanud endale seda, milliste sõnumitega, võib-olla ka millegi tegemata jätmisega ta selle stressi ja pinge lapsest loob, et laps muutub põrguliseks. Meil on väga palju teadlikum vaja iseendast olla, et seda mõista. Ja imago protsess sisaldab hästi palju erinevaid dialooge ja see dialoog tähendab väga teadlikku kuulamist. Need dialoogid erinevad teiste koolituste dialoogidest ja kuulamistest, sest siin on mitmed erinevad sammud, mida ma ka natukese aja pärast räägin. Aga miks ma siis isiklikult vanemana ikkagi lähen närvi? Et meid kõiki on kasvatanud inimesed. Ja need inimesed ei ole võib-olla tulnud ka meie kasvatamisega nii hästi toime, kui me tahaksime ja oleksime soovinud. Vanemad üldiselt kasvatavad lapsi oma vajaduste järgi. Ja päris sagedasti on seal see olukord, kus lapse vajadus on midagi muud. Ma usun, et sinu mitmed tegutsemised, tegemata jätmised, ütlemised, käitumised ei meeldinud sinu vanematele. Ja sinu lapse käitumised ei meeldi ka sulle. Te kõik loodetavasti, aga vähemalt osad on ju. Kõik, mida meie vanemad heaks ei kiida ja mida sina vanemana heaks ei kiida, nendest saavad lapsel kaotatud osad. Kaotatud osadest tulevadki tema hingehaavad ja emotsionaalne valu. See ärevus, mida sa endas koged, mis on siis tegelikult sinu enda kasvukogemusest tulnud, sest sinu vanemad ei saanud sinuga hakkama, on täiesti alateadliku tasandini juurdunud sinu rakumälusse ja just nende enda kadunud osade tõttu reageerid sama lapsega, täpselt nii, nagu sa reageerid. Miks? Sellepärast, et meil ei ole olnud oskust teistmoodi teha. Ja minult on küsitud, et kas see siis tähendab seda, et inimesed, kes tegelevad imagoga, et nemad ei ärritu või ei ütle valesid asju või ei anna nii-öelda halbu sõnumeid või et on ka öeldud, et ma arvan, et koolitaja ei peaks koolitama, kui ta ise on kas või korra ärritunud lapse peale. Et mina ei arva seda, sest et nagu siin sai öeldud, et meid on kasvatanud inimesed ja me kõik oleme inimesed. Et me inimestena teemegi vigu ja see on elukestev teadlikuks saamise ja kasvamise teekond. Et on olukordi, kus mina endiselt ärritun oma ema peale ja on ka olukordi, kus mu ema ärritub minu peale. Aga mis on näiteks meie tülitsemiste puhul väga teistmoodi, on see, et näiteks kui tema ärritub, mis on väga-väga harv, sest et ta nii kaua olnud sellel teekonnal, siis mina ütlen, oot, stopp. Et mis asi see nüüd praegu oli, mis sinus ülesse tuli? Et me lahendame seda situatsiooni teistmoodi, teadlikult ja teadvustatult ja käsitleme siis nii-öelda, mis on tegelikult see juurpõhjus, mitte ei hakka kohe reageerima. Aga see ei tähenda seda, et ei juhtuks neid hetki. Et me ärritume ikkagi ja emotsioonid on inimlik osa meie inimkogemusest. Ja ootus, et me kunagi enam ei ärrituks, on tegelikult suht ebarealistlik ootus, sellepärast, et meie emotsioonikeskus on ikkagi meie sees olemas. Ja öeldakse ka, et oma esimest reaktsiooni me ei saa valida, et esimene reaktsioon sees tuleb ikkagi ära, näiteks vihastad, solvud, ärritud, aga kui sa piisavalt pikalt juba õppinud ja praktiseerinud seda, siis sa saad seda peatada. Et vahel ma tunnen küll sisemiselt, et ma lähen nii põlema, et tahaks teha siis teisest inimesest oma emotsioonide prügikasti ja kallata kõik välja, et kuule, mine metsa.
aga olles teadlik selle tulemuse mõjust, kui ma niimoodi teen, siis sealt kohast ma saan endale pidurid peale ja ma küsin endalt päris tihti, et kas see on see, mida ma tegelikult tahan. Ma tegelikult ju ei taha seda keskkonda luua, seda ebaturvalist keskkonda ja seal ma saan üpris ruttu pidurid peale pandud. Nii et selles mõttes on see Karina poolt välja toodud mõte nagu väga hea ja väga õige, et pidurdada, kui sa oled piisava oskuse juba omandanud, siis pidurdada saab reaktsiooni tõusu ajal juba. Me tegelikult ju õpimegi õpikutest, kuidas lastega käituda ja küsime ka näiteks kuskil Facebooki gruppides, kommentaariumites teistelt nõu, kes ka hakkama ei saa, aga me ei saa tihti ju iseendaga hakkama. Me ei oskagi seda pidurit veel peale panna ja seda pidurit ei saa ennem peale panna, kui sa ei ole teadlik selle tagajärgedest ja ei ole teadlik iseenda sellest, mis pihta saab. Kui mul reaktsioon üles tuleb, siis ma küsin täiesti lihtsalt iseendalt, mis tunne see tegelikult praegu on, mis minus käivitub. Siis ma saangi aru, et see on näiteks tunne, et minu vajadused ei ole olulised. Ja kui ma saan aru, et see on see tunne, siis ma saan vastavalt kas siis oma vajadused välja öelda, mida ma ka tihti teen, on ju, ja jõuda sealt kompromissi. Nii et kui meid lapsena tõugati eemale emotsionaalselt, siis me hakkame ise samamoodi käituma. Hakkame oma lapsi emotsionaalselt eemale tõukama ja hakkame siis väga ülevoolavad olema. Et igal juhul, kui sa tunned ebaproportsionaalselt suuri tundeid, kui sa tunned ebaproportsionaalselt suurt viha või pettumust või kurbust või hirmu, siis see on signaal, et sinu vana aju on aktiveerinud. Ja see on signaal, et oleks vaja sinna sügavamasse poolde siis vaadata. Et minu jaoks on see... Ja see on ka see, on ju, kust tulevadki siis, nagu ma enne ütlesin, need meile harjumuspärased käitumised ja need on ju ka pärit just nimelt sellest, mida me ise oleme näinud. Seal vanas aju osas nad on. Ja miks me tihti jääme sinna ärritustesse kinni on sellepärast, et meil justkui on kergem valida see vana, mis siis, et ebanormaalne käitumine. Uut oskust õppida on igal juhul keerulisem ja siin tihti annavadki inimesed alla, paar korda proovivad, see ei toiminud kõik, on ju. Vaat see on nagu käima õppimisega, et kuidas sa lapsena käima õppisid, palju sa kukkusid, palju sa tatsusid, on ju, mitu kuud sa vaarusid ja taarusid ennem, kui sa lõpuks on ju käisid. Et igal juhul on oluline mõista seda reaktsiooni tagamaad ja selle reaktsiooni tagamaa mõistmine ei ole 5 minuti kiirnuudlisupp. Seda kindlasti ei saa niimoodi, et aha, ärritus tuli, ma nüüd mõtlen, see on see ja lähen edasi. Nii lihtne see kahjuks ei ole. Ja kui me niimoodi käitume, kui me pidevalt ärrituvalt käitume, siis lapsele tekib ikkagi tunne, et teda ei ole ära kuulatud. Ja ärrituva käitumise all ma ei mõtle siin üksi seda, et sa tõstad ainult häält. Ärritu käitumine võib ka sissepoole olla ärritus, ehk ma jään vait ja eemaldun. Kui ma olen ärevuses, siis ma käitun emba-kumba moodi, on ju, olen väljapoole intensiivne või sissepoole ja laps tunneb, et tema emotsionaalsed vajadused ei ole selles olukorras täidetud. Ja kui nüüd laps näeb paari suhtes selliseid dünaamikaid, kus vanemad teineteist ei austa ja omavahel tülitsevad, siis lapsel tuleb sealt üles väga sügav süütunne, sest lapsed on sellised armsad, egotsentrilised olevused, kes arvavad, et kõik maailma probleemid on alguse saanud nende tõttu. Küll jäi neil söök söömata või kooli ei tahtnud minna ja vanemad siis tülitsevad selle pärast. Ja imago teooria ütleb niimoodi, et me oleme ise haavata saanud siis suhetest oma vanematega ja kõige paremini me saame siis terveneda ka ise suhetes oma partneriga. Sest see vana aju, mida Karina enne rääkis, ei tee vahet, et on meie ellu tulnud uus inimene. Me valime väga sarnaste mustritega endale teatud partnerid ja tema tunneb ainult ära sarnase kogemuse, sest see partner on väga kiiresti võimeline meile samasugust valukogemust pakkuma, nagu meie vanemad siis pakkusid. Ja miks me valime endale samasuguse partneri on sellepärast, et see partner käivitabki meis just need valukohad. See on üks suurimaid, paarisuhe on üks suurimaid
enesekasvu kohti ja võimalusi. Ja kui me selle ära tabame, et see partner ei ole mitte seal sellepärast, et meile närvidele käia, vaid see on meie enda haiget saamine, mis meid siis valu paneb tundma ja meil on võimalus koos partneriga see läbi töötada. Siis see ongi see koht, kus toimub enesekasv. Kui lõpeb ära see põgenemine oma valude ja haiget saamiste eest ja tuleb see nii-öelda valule otsa vaatamine, mis on siis selle ärrituse põhjus, mis on selle põhjus, et mind häirib, et ta 3. päeva järjest jätab oma musta soki sinna vedelema. Et kui me nende asjade alle vaatame, siis meil on võimalik aru saada nendest mustritest, millega me oleme üles kasvanud ja kuidas meid on mõjutanud ja muuta neid, kuidas neid täna mõjutavad. Kõige rohkem toovad neid valukohti üles just meie lähisuhted, meie suhe partneriga ja meie suhe lastega. Nemad oskavad siis suurepäraselt vajutada meie nii-öelda konnasilmadele, kõige hellematele kohtadele. Ja kuna sinu aju usub, et emme issi on tagasi, mitte ei ole seal uus partner või ei ole seal laps juba sul neid reaktsioone tekitamas, siis ta kutsubki nagu nii-öelda kasvule sealt, kus lapsepõlves siis see puudujääk tekkis, et sealt saaks nüüd äkki edasi kasvada. Ja tegelikult on siis emme issi asemel meil juba tekkinud siis kõrvale partner või oleme saanud lapsed, kes meie valukohti ilusti välja toovad. Ja kuidas sa lapsele mõjud, kui sa partneriga tülitsed? Sa oled närviline, sa oled stressis ja sellel ajal sa ei ole võimeline olema ühenduses ja kohal. Ja siin ei ole vahet, et sa karjud partneri peale, mitte lapse peale. Sa ei ole kohal ja sinu laps tunneb õhust seda, et sa ei ole ka tema jaoks kohal. Ja see tekitab väga suure stressi temas. Ja näiteks, kui elavad paarid koos laste pärast ja lihtsalt sellepärast, et oleme laste pärast koos kuni nende 18-aastaseks saamiseni, siis see on selline kasvukeskkond, kus lapsed ei näe armastust, kirge, hoolimist, kaisutamist, musitamist, kallistamist ja suure tõenäosusega nende enda paarisuhe tulevikus siis on samasugune, sest nad ei ole õppinud sellist asja enda ellu looma ja hoidma. Nii et kui sa täna investeerid enda paari suhtesse, siis sa investeerid tegelikult iseenda kasvu, iseendana, vanemana ja lood väga hea eeskuju siis ka lapsele tema tulevikuks. Aga mida tähendab siis emotsionaalselt lõhutud laps ja kuidas see laps käitub? Imago tuleb ladinakeelsest sõnast kuvand ja kuvand on pilt. Ja selle teooria mõte on see, et piltidel meie mälus on tohutu mõju. Nad salvestavad meie alateadvusesse ja meie lapsepõlve kogemused ja pildid siis salvestuvad alateadvusse selliselt, mis panevad siis sinu reageerima. Ja sul on endalt väga hea küsida, et millist imagot sina tahad oma lapsele või oma lastele siis luua. Ja sa saad toetada last seal, kus sa oled ise läbi käinud. Kui sul ei ole endal enesekindlust, siis sa ei saa kuidagi toetada lapses enesekindluse kasvu. Esmalt ikka ise. Igal lapsel on vajadus jääda ellu, tunda seda elus olemist ja väljendada seda elus olemist. Esmalt me peame siis lapsele tagama peavarju, toidu, riided, peamised suhtluskontaktid. Ja selle järgselt on lapsel vaja tunda siis seda elusust, mis tähendab, et laps vajab, et teda aktsepteeritakse, kuulatakse, peegeldakse ja tema individuaalsed hoiakud oleks toetatud. Ja laps vajab tohutul hulgal ühendust. Ühenduses on siis mõeldud siin ka seda silma vaatamist, silmakontakti. Kui palju sa võtad näiteks aega, et laskuda oma lapse tasemele päriselt vaadata talle silma. Kui tihti me peame selliseid vestluseid oma lähedastega niimoodi, et me toimetame kumbki omaette toas ja räägime mingid olulised asjad ära ilma, et me seda silmkontakti üldse looks. Laps vajab väga, et teda peegeldataks. Ta vajab kinnitamist, empaatiat. Need on siis imago dialoogi ühed järgmised olulised sammud, millest ma natukese aja pärast pikemalt räägin. Ta vajab piiride seadmist, nendest kinnihoidmist, järjepidevust nende kinnihoidmisel. Laps vajab isiklikku ruumi, austust, märkamist. Ja enamasti see lapse vajadus elus olla, elus püsida ületab siis igasugused vajadused tunda ja väljendada ennast.
ja laps hakkab ennast kohandama vanemate vajaduste järgi ja seetõttu paneb siis endas hästi palju lukku ja siit hakkavadki peale need kaotatud osad. Kõik, mida vanemad vastu ei võta ja maha suruvad, nendest saavad siis kaotatud osad. Lapse loomulik entusiasm kaob. Laps, kes istub vaikides, ei ole sündinud vaikivana, vaid lihtsalt see on tema loomulik olek tänaseks, et toime tulla selle valuga, mis siis temas on olnud. Ja meil on muidugi, me võiksime öelda aitäh, et meil on selline kohanduv loomus olemas, see aitabki meil siis elus püsida, see kindlustab selle, et me jääme siis nende vanemate kõrval ellu, aga see kaotab siis meid iseennast. Ja lapsena me usume täiesti siiralt seda, et kui ma ei vasta vanemate ootustele, siis ma suren. Ja laps ei pane kahtluse alla oma vanema, et ta ei pane kahtluse alla seda, et vanemad ei saa iseendaga hakkama, et vanemad ei tule oma reaktsioonidega. Ja see, et kui mul ei ole ühendust, et ma suren, et see ju tegelikult ongi pärit sellest väga-väga primaarsest ajust, et väike imik, kui ta karjub, siis ta karjub, sest et ta vajab süüa, juua, tal on vaja ellu jääda. Laps kasvab suuremaks, aga need vajadused on ikkagi kusagile siia salvestatud, et kui ma jonnin, nutan, karjun, siis ma saan selle ühenduse, ma püsin elus. Et kui lapsel kaob ära see arusaam ja tundmine, et ta on ühenduses, et ta püsib elus ilma nende jonnimiste ja selliste laste skandaalideta, et siis ühenduses olles me suudamegi last nii-öelda hallata paremini ja mõista teda ja saavutada lapses siis rahumeelsem reaktsioon. Last kuulates ja mõistes ja ühendust hoides sa võtad ära tegelikult need vastupanurelvad. Tal ei ole vaja vastu puigelda sulle. Tema vastupanu on stressireaktsioon sellele valule, mida ta kogeb, kui sa ei ole tema jaoks olemas. Aga me vanemana tihti ei taipagi seda, millega me siis neid hingehaavu tekitame, millega me neid osasid paneme siis lapsest kaduma, et oma elususe siis alla surub. Ja meil on hästi oluline mõista seda, et vanem ja laps nagu kootakse koos, et kes teavad vanast ajast neid suurte piltidega seinavaipasid, kutsutakse gobeläänvaibaks, kus on suured mustrid. Me võime metafoorselt võtta selle pildi ja vanem ja laps on koos kootud sellesse suurde mustrisse. Ja nad on hästi juurtpidi ühendatud ja me peame selle tõttu seda ühendust väga tugevalt märkama, et me seda katki ei teeks. Seepärast, et ema näiteks, kes karjub lapse peale, kui tal endal on vähe kannatust, võib tekitada juba sinna rebendi. Aga ema, kes järjepidevalt vihaselt karjub lapse peale, võib sinna tekitada suht suure augu. Palju on ka selliseid vanemapaare, kus mängitakse nii-öelda seda hea politsei, halb politsei mängu, et üks annab ühtesid sõnumeid ja teine annab teisi sõnumeid. Et ka see on lapse jaoks väga-väga keeruline ja stressirohke ning tekitab sellist lõhestumist, et lapsel on vaja kindlaid piire ja sellist selget sõnumit, mis on ühene. Mitte siis ühte vanemat, kes karjub ja siis teist isa, kes ütleb, et tema on halb ja karjub su peale, et mina olen hea. Et see tekitab lapses väga palju traumat ja valu, mida me ei pruugi isegi märgata, et me tekitame, sest et võib-olla meie tahame olla see nii-öelda hea lapsevanem. Et oluline on ka koostöö laste kasvatamisel. Vastsündinu kogeb iseennast läbi selle, kuidas siis vanem tal vastu peegeldab. Ja nii nagu Karina välja tõi, et kui üks vanem peegeldab ühte ja teine teist, siis see on ka lapses hästi suur segadus. Aga lapsed saavad eneseteadlikkuse läbi selle. Ja siit tekib ka väga palju enesevihkamist. Kui vanem on ärritanud ja ei salli lapse mingeid reaktsioone ja käitumisi, siis on väga kerge tekkima enesevihkamine. Kui me reageerime siis kuulates ja mõistes ja selliste elutervete piiride seades, siis lapsel on tunne, et tema emotsionaalsed vajadused on täidetud ja ta on kuuldud. Aga kui lapsevanem kogeb ärevust selles olukorras, kui laps reageerib või käitub nii, nagu ei ole sobiv, siis laps ei õpi selles olukorras vastama sellise
armastava ühenduse läbi. Ta õpibki, kui vanem tõstab häält, siis ta õpibki, et see ongi osa, mida peab tegema, ma tõstan häält, sellepärast et lapsed õpivad vanemate tegudest. Ja imago loomine on siis hästi oluline kuvand, mis mõjutab kõiki sinu suhteid, sõltumata sellest, kas sa suhtled siis naabritega, suhtled sa oma sugulastega, kolleegidega, sõpradega, oma lastega, oma kaaslasega. Sinu reaktsioonid tulevad kogu sellest mustrist, mis sinusse siis on kootud. Ja lapsepõlve sõnumitel on hästi suur jõud. Ka niimoodi, et meil ei ole kõik sõnumid välja öeldud. Meil võivad olla osad sõnumid ka lihtsalt pilkudega, näoilmetega edasi antud, mis on vastuvõetav, mis ei ole. Ja nad mõjutavad hästi meie vaadet sellest, kuidas me kasvame, kelleks me ennast peame, kui potentsiaalne terviklikkus meil siis saab täiskasvanuna tulla. Ja toon välja siin mõned viisid. Jah. Ja, ma tahtsin juurde lisada, sa juba tood välja. Too oma mõte sisse, see on oluline. Et oli siin mainitud seda, et meie näoilmed ja asjad mõjutavad. Et teinekord jah, see, mis lapsele jäetakse ütlemata sõnadega, saab väga selgesti öeldud meie kehakeele ja näoilmetega, mida on väga keeruline kontrollida. Ja seal tulebki olla hästi teadlik oma reaktsioonidest. Et kui laps tuleb jälle midagi küsima, sa ei pea ütlema isegi talle, et ära tule või jälle sa tuled, kui sa teed sellist nägu ja häält, siis tegelikult järjepidevalt laps saab selle sõnumi, et okei, siin oli mingi vanema reaktsioon ja laps salvestab selle, et selge, mina tulin küsima, vanem on mingisuguses ebameeldivas reaktsioonis, järelikult see, et ma tulen küsima, võrdub paha. Sa teed seda uuesti ja uuesti ja see süveneb lapsele ja ta saab nagu sellise mustri, mis jääbki talle. Et jah, et kehakeel on hästi suur väljendus, mida me kipume ära unustama lapsevanematena. Siit me hakkame andma neid ära sõnumeid, ära tule. Et kui mina omal ajal siis veel neid imagooskused ei omanud, siis ma mäletan, et minu selliseks lemmikfraasiks oli ära sega. Omast arust nagu lõid endale puhta ruumi, et saaks toimetada, tegutseda, aga et see nagu lapsele mõjuda võiks, selle peale sellel hetkel kahjuks küll ei tulnud. Ja ka näiteks käitumine, kui enda emotsioone hallata ei osanud, sai ukspauguga omal ajal kinni löödud, siis kui ma tõesti üldse oma emotsioonide haldamisest midagi ei teadnud, siis see on ikka väga vali reaktsioon. Ja sullel ajal ma uskusin veel seda, et kui ma ukse kinni löön, siis vähemalt ta mõistab, kui vihane ma tema peale olen. Miks on lapsel vaja mõista, kui vihane ma tema peale olen? Lapsel on vaja saada toetust ja tuge ja ärakuulamist. Ja meil on siis mitmed kohad, kus me surume vanemana last alla. Üks on näiteks olemine. Et me ei lubagi nagu lapsel olla. Toetavad sõnumid, mida me selles olemises võiksime öelda, on iseendana väga okei olla. Ma olen rõõmus, et sa oled minu elus. Ja alla suruvad sõnumid selle lapse olemise kohta võiksid olla näiteks, et ma ei saa üldse aru, miks ma lapse sain. No miks sa ei võiks olla nagu see inimene, see klassivend sul? Mul läks nüüd teie pilte eest ära. Kas te... Mõtlemine. Mõtlemine on üks, mida me lapsel alla surume. Mõtlemises toetavad sõnumid võiksid olla näiteks, et mulle meeldib, kuidas sa asju läbi mõtled, sul on head ideed. Mõtlemise alla suruv sõnum on, issand, see on täitsa jama, mida sa räägid. Appi, kui ajameelne sa võid olla. Tundmise sõnumid on osad, mida me siis lapses alla surume. Näiteks me ütleme toetava sõnumina, sa oled kurb, nutta on okei. Ma näen, et sa oled vihane, tahad sa mulle sellest rääkida. Ja alla suruv sõnum võiks olla siis, mida me anname, lõpeta nutmine ja viha ei ole selles majas lubatud. Tajumise toetavad sõnumid. Ma naudin su kallistusi või ma näen, kui palju see sulle haiget teeb. Ja alla suruv sõnum on näiteks, sa oled liiga vana, et sülle tulla. Sa oled liiga vana, et kallistada, see ei tee sulle haiget.
Ja ka käitumine on see, mida me siis lastes pärsime tihti. Toetava sõnumina me võiksime öelda, sulle väga meeldib jooksmine. Mõnikord ma näen, et sulle meeldib hüpata ja allasuruva sõnumina, miks sa ei saa paigal püsida. Nii ei lähe, kui sa niimoodi käitud. Hästi oluline on märgata lapse vajadust väljendada. Vahet pole, kas siis väljendada käitumist, tajumist, tundmist, et lihtsalt märgata seda ja öelda valideerida, et ma märkan, et see toimub ja see on okei, et see toimub. See on see kokkuvõtlik osa sellest. Ja tehes seda on tegelikult veel eriti hea panna lapsele, eriti väga väikesele lapsele, juurde põhjus, miks. Just näiteks selliste olukordade puhul, kus laps teeb sinu silmis midagi ebasobivat, siis anda selline, näiteks laps poes jonnib, anda talle positiivne väljendus, et ma näen, et sa oled praegu pahane. Ma ei saa sulle praegu seda šokolaadi osta. Ja siis selgitada, et mul ei ole praegu piisavalt raha kaasas selle jaoks või et meil ei ole hetkel praegu magusa aeg või et sellepärast, et mis iganes see põhjus on. Sest et laps tihti ei mõista, et miks öeldakse, et ei tohi, ei ole vaja, ei saa, ei tohi nutta, ära räägi, ära ütle. Et antaks kaasa ainult need sõnumid, aga mitte keegi ei selgita lapsele, et miks sa ei tohi teha seda. Ja ilma selle selgitava osata me tegelikult jagame ju lapsele rohkem käske ja keelde, mitte ei põhjenda. Ja meil on päris selliseid hetki päris palju, kus me lapsele alateadlikult teeme haiget, kui me ise arvame, et me tahame head. Toon ühe sellise näite, et kui lapsel saabub see iga, kus ta tahab hakata trepist näiteks ise alla minema. See on ikka päris pikaajaline protsess on ja varu, ta tuleb kõvasti aega. Ja kui sul ei ole aega, sa haarad selle lapse sülle ja lähed trepist alla ja alateadlik sõnum, mida sa lapsele sellega annad, on see, et sa ei ole minu jaoks piisavalt kiire. Nii et lapse saamine, lapse kasvatamine nõuab tohutult aega ja kohalolekut ja kannatust nendes sammudes, mida siis laps teeb. Nii et see ei tähenda, et me tõesti alati vanematena siis kogu aeg oleme pahad vanemad. Vastupidi, meie ootus ja eeldus on, et see, et me suurem osa ajast tahame head, aga see võib lihtsalt välja kukkuda teistmoodi. Ja võib tunduda tobe vanemana võtta sülle ja iga kord hakata põhjendama, et miks sa nüüd ikkagi ise selle lapse sülle võtad. Näiteks, et ma võtan praegu viin su ise sülle, meil on hästi kiire. Või kas selle jaoks on võib-olla isegi Kristinal mõni veel parem väljendus. Aga jah, just see, et saaks tegelikult selle selgitamise teha endale igapäevaseks osaks, siis ta ei tundu enam nii veider meile. Et praegu mõelda, et lapsele kõike selgitada tundub kuidagi väga võib-olla ebamugav või harjumatu, aga see ongi. Sest et me ei ole harjunud seda tegema. See ei ole meie ühiskonnas väga tavapärane. Ma olen vähemalt niimoodi märganud ise. Jah, ja selles teekond soovitud vanemluseni koolituses, täispikas koolituses me seal tegelikult õpime ka selliste elutervete piiride panemist, et kuidas seda sõnumit siis sealt veel laiendada, et millal me laseme lapsel trepist minna ja nagu koos loome siis selle nii-öelda piirid on ju. Aga see on küll natuke pikem teema, et seda praegu saada siin kohe lahti rääkida, et kuidas see hästi eluterve oleks, aga mõte oli väga hea, mis Karina välja tõi. Ja lapse vanemana me peame õppima siis iseenda seda käitumist kõrvalt vaatama ja analüüsima ja pidurdama just ka nendes kohtades, kus me ei ole siiani võib-olla teadlikud olnud, et me lapsele üldse haiget teeme. Milliste sõnadega me teeme, milliste tegudega me teeme. Alati ei tähenda see reaktsiooni minemist, see, et sa lihtsalt haarasid lapse sülle ja läksid kiiresti, ei ole ju niivõrd reaktsiooni mineks siis kohe. Ja muutuste teekond tavaliselt siis käib nii, et kui sa siis õpid uue teadlikkuse,
kas siis kuskilt eneseabiraamatust või kursuselt või teraapiast, siis see ei tähenda, et sa oled kohe selle järel tunni aja pärast uus inimene, väljusid teraapiakabinetist, koolitus lõppes, raamat sai läbi, et nüüd oled siis võimeline toimima selle järgi. Et see muutuste teekond on nii, et sa hakkad üksikuid kordi märkama, suuri enamus kordi veel reageerid vanaviisi, siis seejärel hakkad rohkem märkama ja oled võimeline ka juba rohkemat ja rohkemat arvu kordi siis oma käitumist muutma. Ja kuni sinnamaale, et see uus käitumine, sellest saab nii palju normaalsus, et sa küll märkad, et sul on need reaktsioonid ja sa tahaks vahel teha teisest inimesest või oma lapsest siis oma emotsioonide prügikasti, aga sa oled võimeline ennast rahustama, kohale jääma ja vajadusel siis pärast ka iseendaga protsessima, et vanad reaktsioonid siis harvem võtaksid sinu elus võimust. Imago teooria ütleb, et me peame peatama selle haavata saamise mustri ja me peame märkama ja võtma vastutuse vanemana omaenda tervenemise ees siis esmalt. Ja me peaksime leppima ka sellega, et ka kõige paremate kavatsustega vanem ja armastav vanem võib tegelikult vajada väljastpoolt abi või tuge või natukese mingit suunamist, et mõista siis päriselt, millega sa haiget teed. Et saada siis selleks vanemaks, kes sa sooviksid olla. Hästi hea on kindlasti küsida sarnase kogemustega inimestelt, aga me ei tea ju iialgi, millised on need inimeste enda taustad ja õppimised, et sellist juuretasandini oma teemade uurimist on ikkagi hea siis spetsialisti toel kindlasti teha. Fakt on imago teoorias see, et kõik need käitumised, mis häirivad sinu rahu, sinu suhetes, kellega iganes, on siis lapsepõlvepahudelt põhinevad. Ja saavad nad alguse sellest, et puudub siis turvaline ühendus. Mulle tundub, et mul vist ei ole netti, aga võib-olla on ka. Nooguta, Karina, nooguta, kui ma olen nähtav. Mulle tulid mingid pildid ekraani. Sul on ilusti olemas ja ma panin sulle nüüd siia küsimuse, et võtame nüüd mõned need küsimused siit enne lõppu. Et ma loen siis ette, kuidas on põhjendamisega suuremate laste puhul, kes juba ise siis suudavad ereldada ja vähemate selgitustega ise põhjust mõistavad? Põhjendamine on alati oluline. Põhjendamine on selles mõttes, siin ei ole vahet, kas me räägime täiskasvanutega omavahel või suuremate või väiksemate lastega. Hästi oluline on teada anda, miks sa seda midagi vajad. Ja see on sellepärast, et see võtab teise inimese reaktsiooni maha. Ma võib-olla toon korraks näitena sisse selle meie esimese dialoogi Karinaga, millest meie elu muutus siis tegelikult alguse sai, et see dialoog põhines sellel, et ma palusin, et ta koristaks. Ta minu andmetel siis oli laisk, see oli see minu hinnang, seal peas ei koristanud ja siis ma tahtsin sellel teemal dialoogi teha. Mina arvasin, et mu ema on kuri ja paha inimene, kes lihtsalt tahab mulle närvidele käia ja samal ajal on mul kasuisa, kes ei pea üldse koristama. Ja kui ma siis tõin välja, miks ma vajan koristamist, et ma vajan seda sellepärast, et ma ise ei jaksa, ma ei tule üksi toime, siis seal dialoogis Karina esimest korda kuulis seda. Enne seda ma olin lihtsalt öelnud, korista ära. Ja seal tegelikult oli meil tohutu tüli aastaid ja väga palju viha ja uste paugutamist ja närvilisust, vähemalt minu poolt kindlasti. Ja kui see sealt dialoogist siis tookord välja tuli ja ma sain aru, et mu ema vajab abi, mitte, et ta tahab mulle närvidele käia. Ma sain põhjuse teada, miks ta tahab, et ma koristan. Mitte oma loo, mis ma olen rääkinud, et miks ta tahab, et ma koristan. Siis ma sain aru, et mul ei ole üldse raske oma ema aidata. Et mul on okei oma ema aidata. Mul ei ole okei, et mu ema tahab mulle meelega närvidele käia ja halb inimene olla, mis ma olin endale rääkinud. Ja ma arvan, et jah, sealt päevast alates selles mõttes meie omavaheline suhtlemine muutus täielikult, sest et me saime aru, et me oleme kumbaki vaadanud täiesti erinevate inimestena, kui nad tegelikult on.
oleme rääkinud endale mingisuguseid lugusid nende põhjuste koha pealt. Et inimese aju ehitus on selline, et me räägime iseendale nagu vastused, kui me neid ei tea, aga kui inimene põhjendab meile, miks ta midagi vajab, siis kindlasti annab see toetavama keskkonna. Ja siin on järgmine küsimus, et mida elavam on laps, seda rohkem tema ju saab sõnumit, et ära tee nii kodus kui ka lasteaias koolis, et mis on soovitused, mis siin võiksid olla. Ma tahan kõigepealt öelda, et jah, et see tõesti on niimoodi, et mina olin näiteks väga-väga elav laps, väga-väga siuke aktiivne ja ringi jooksev, küsiv ja ma sain väga palju seda sõnumit, et ära tee, ära räägi, ole paigal, ära siple, ära küsi ja see on tänaseks, ma olen teadlik sellest, aga see on väga traumaatiliselt mõjutanud minu elu ja see siiamaani mingites hetkedes tuleb mulle meelde ja toob minus reaktsiooni ja pisarad ülesse. Et küsimus oli, et mida teha siis natuke suurema lapse puhul, kas see oli nüüd õige, see küsimus kadus Kristil eest ära. Küsimus oli, et mida elavama lapse puhul teha, et neid sõnumeid tuleb palju. Ja meie õige reaktsioon oleks lihtsalt seda tagasi peegeldada, näiteks, et ma näen, et sa tahad väga joosta või ma näen, et sulle on vaja oma keha liigutada. Ma näen, et sa tahad väga rääkida, aga sealt ongi edasi nende elutervete piiride panemine, mida ma täna siin selle 1,5 tunni raames kahjuks käsitleda ei jõua, aga sealt edasi on küll need variandid, kuidas siis lastele näiteks öelda, et ma toon selle sama, et ma näen, et sa tahad väga joosta. Et ma näen, et sa tahad väga joosta, aga toas joosta ei ole okei. Et sa saad valida praegu, et kas sa hetkel istud või lähed jooksed taga aias. Eks sa pead nagu sellised väiksed valikuvariandid andma lapsele, et teda suunata siis sellise elutervema selle poole. Mingi küsimus käis veel siit eest läbi, mida ma kahjuks praegu enam ei näe. See on sama küsimus, lihtsalt uuesti et. Ja, et need küsimused siin praegu päevakorda tulid ja tulengi siit nüüd ise laivi. Kristina, kas sa soovid veel siia lisada või alustame sellise hea uudisega tegelikult, et täna siis lapsevanematel Eestis üsnagi peaaegu, et võib öelda esimest korda sellist asja nüüd ei ole olnud varem kui siis aasta aega tagasi esimest korda. Ehk et lapsevanemluskoolitus, teekond soovitud armastuse, ütleme lapsega seotud teemadega vanemluseni. Ehk et Kristina, jaga meiega, mis on see koolitus, mida sa nüüd hakkad pakkuma ja miks sa seda teed? Ja koolituse nimi, ma sain aru, et sa kenasti miksisid seda, et paarisuhte teemal on teekond soovitud armastuseni ja vanemluse teemal siis teekond soovitud vanemluseni. Aga nagu me juba eelnevalt ütlesime, et üks võiks siis toetada teist ehk paarisuhe peaks korras olema ja siis võiks vanemlust tulla. Aga praegu räägime ikkagi sellest vanemluse teemast, et ma olen 10 aastat kokku siis Imago teekonnal käinud. Ja ma arvan, et väga palju õppinud ja väga suure teadlikkuse sellest saanud ja tõepoolest siis 1,5 aastat tagasi tekkis siis see mõte, et vaataks korraks siis selle Imago vanemluse poole ka üle. See, mis see siis ikka nii teistmoodi on, et huvi tekkis. Ja kui ma seda siis vaatasin ja tõlkisin ja seda kokku panin, siis see oli täitsa müstika. Mul oli endal veel peale 10 aastast tööd selles valdkonnas väga mitmeid ahhaasid ja taipamisi. Ja pean ausalt ütlema, et seda koolitust kokku pannes ma sain esimest korda ikka 250% aru, kuidas ma oma vanemate mustrit mudeldan oma lapsele. Mudeldasin, ma tean paranduse tegema, sellepärast, et ma olen ikkagi täna teisel lainel, aga mul olid väga autoritaarsed vanemad ja ma ei olnud iial aru saanud, et ma nii autoritaarselt jagasin käske oma lapsele, kui selles koolituses olevad harjutused viisid mind sinna maale, et ma lihtsalt ütlesin, et see ei ole võimalik. Aga tõesti, et meil vanematena ikkagi sõidab see katus päris tihti ära. Ja meil juhtub seda kindlasti tihedamalt, kui me seda tahaksime. Ja selle käitumise tulemusel, kui me oleme ise stressis, ükstapuha siis kas enda reaktsioonist või lapse reaktsioonist,
siis me ei ole võimelised normaalselt reageerima ja me ei taju seda, et kui meie enda aju on häires niimoodi, et me ei suuda normaalselt reageerida, et siis tegelikult täpselt samal ajal me viime ka lapse aju sellesse häireseisundisse ja stressiseisundisse ja ta ei suuda samamoodi normaalselt reageerida. Ja tegelikult see on see aeg, kus me kõige reaktiivsemalt nõuame kõige rohkem kuuletumist. Ja see on lumepalli efekt. Minu ärevus kasvatab lapse ärevust ja lapse ärevus kasvatab minu ärevust. Sellest mustrist on vaja välja astuda. Ja selleks on vaja siis väga alateadlikult mõista seda, mis minus päriselt pihta saab, et ma üldse nii reaktsiooni lähen, on ju. Ja õppida olema selles uudishimus just, et aga mis on selle lapse lugu, mille peale tema praegu reageerib. Lapse pahameel, jonn, vingumine on ainult reaktsioon tema stressile, millega ta ei tule toime mingi olukorra tõttu. Laps ei ole meelega paha laps. Laps niimoodi proovib saada lihtsalt sinult seda tähelepanu ja ühendust, mida sa talle tervel moel ei ole suutnud anda, on ju. Ja me saame läbi selle imago siis jõuda sinna, et me saame koos seda kasvukeskkonda luua, kus lapsega siis koos terveneda, iseenda haavu tervendada ja vaadata ja läbi selle siis last ka kogu aeg koos paralleelselt aidata ja vaadata seda valupõhist käitumist. Ja võibki öelda, et see imago teoorial põhinev teekond soovitud vanemluseni koolitus on koolitus, mis paneb eesmärgiks muuta reageeriv vanem selliseks teadlikuks vanemaks, kes oskab iseendaga hakkama saada, mõistes siis sügavamalt, miks tema nii käitub, on ju, ja oskab jääda ühendusse raske emotsiooni korral, nii enda kui lapse, ja oskab aru saada, mida laps vajab selles toetuse hetkes nagu kõige rohkem, on ju. Nii et meil on eesmärk selle koolitusega vähem reageerimist ja rohkem selle keskkonna loomist, kus koos kasvada juure tasandini. Mõnel inimesel on see juba väike teekonna jätk, et on alustanud sellist enesearengu teekonda, aga päris tihti ma ikkagi kogen, et sellise alateadliku iseenda reaktsioonide tasandini ei ole inimesed suuresti nagu neid asju vaatama läinud, on ju. Ja see võib olla täitsa selline kirst tordile seal juba alanud kasvuteekonnal. Karina tahtis midagi öelda. Ja, et Kristina siin ütles, kuidas tema seda koolitust kokku pannes sai, kas oli 250 või 150% aru, kuidas tema on siis nii-öelda minu kasvatamisel oma vanemate mustrit kasutanud. Aga see sellisel koolitusel osalemine, isegi nende puhul näiteks, kellel ei ole veel lapsi, hästi palju tegelikult, mis siis, et on võib-olla see enesekasvu teekond juba alustatud. See ikkagi aitab, vähemalt minul aitas, kui ma seda tõlkisin ema jaoks, et see aitas minul mõista iseennast rohkem ja seda, kuidas mind on kasvatatud ja see, kuidas see mind mõjutab täna ja kuidas see mind minu elus ja minu töösuhetes ja paarisuhetes ja kõiges mõjutab, mis siis, et ma olen imagoga kokku puutunud varem ja tegelenud ka just selle imago baariteraapia osaga varem. Et sellist eneseavastamist on tohutult palju ja alati on there is always more, üks imago väljend. Alati on veel ja rohkem, millest rääkida, kus koha pealt kasvada, mida mõista, mida teadvustada. Ja pean heldimusega tõdema, et kui Karina tegi täna oma kontole postituse, et hakkab emaga tegema koos koolitust, ta kirjutas seda, et ta sai ka oma ema paremini mõista. Et see oli südantsõedav, kui ma seda lugesin, tahtsin kohe selliseid südameid sinna panna. Ja meil on sellel koolitusel osalenud muideks täiskasvanud lapsega koos isa. Laps oli tal siis 26 ja isa ja nad tulidki sinna rääkima nendest asjadest, mis nad siis on mööda lasknud varem, on ju nii isa kui laps ja see oli ka hästi kihvt koos kasvamine, nii et see tõesti ei ole nagu ainult seal. Aga mis meil aitavad sellel teekonnal, aitavad need sünteesid, mis me seal teeme, mis siis tõesti aitavad läbi vaadata seda pagasit, mis me vanematelt saame. Teoreetilist poolt on seal natuke see, kus ma siis jagangi neid vaatenurki, kus sa võib-olla ei olegi teadlik olnud, millega sa lapsele lood. Kui sa karjud, siis sa tead, et sellega ma ilmselt nagu haava lõin, aga kuidas me loome seal koha peal, kus me isegi ei taipa seda, et me loome. Siis on hästi mitmed need imago dialoogi harjutused seal, kus on ette antud lause algused, kus saab hästi sügavalt ja põhjalikult iseennast mõista ja seal me õpime siis selle imago dialoogi neid sülendatud samme ka, mis on siis empaatia, kus sa saad lapse tundeid mõista, sa lähed nagu lapse kingadesse ja on see kinnitamise pool, et sa
lapse sellise käitumise ja tundeolukorra nagu nimetad olukorda loomulikuks ja see ongi nii ja see võibki nii olla, sa ei tee maha, et need on väga olulised sammud seal imagodialoogis nagu juures ja sellega imagodialoog erinebki siis üldse teistest erinevate koolituste sellist kõnelemisest lapsega. Ja vanemlik kasvuplaan, kuidas neid mustreid siis muutma hakata, mis seal on olnud. Et selle koolituse on ju loonud Harvile Henriks juba 20-30 aastat tagasi selle vahemikus, ma täpselt aastat ei teagi, mis aastal see tuli, aga tema on tunnustatud maailma hinnatud selles mõttes psühholoogia valdkonnas selliste imagoteooria koolituste tegijana ja see on koolitus, mida võivad läbi viia ainult siis sertifitseeritud imagoterapeudid, mis tähendab seda, et sa oled nagu koolitusel spetsialistide kätes ja tõesti hästi hoitud ja täna Eestis siis tõesti teen seda koolitust ainult mina praegu. Professionaalselt hoitud. Jah, mul on tõesti südamest hea meel, Kristina, et sa olid valmis seda koos Karinaga tegema, et see oli nii positiivne üllatus, et tegelikult ema ja tütar tulevad sellist väärtust pakkuma, et hea kuulaja, et siit tuleb üsna pea siis ka sulle teavitus siis selle koolituse kohta, kui sa tunned, et sa soovid nüüd siit seda sammu edasi astuda. Aga ma võtan siit nüüd mõned küsimused ka, et siit veel Andrus siis küsib, et kui lahus olevatest vanematest üks on hea ja teine halb politseinik, kes nõuab, siis kuidas see halb politseinik oma lapsega kontakti saaks, kui teine pool vastu töötab ja kõike lubab? Iseenesest lahus oleva lapsevanemana või siis üldse isegi mitte lahus olevana, vaid kahe eraldi lapsevanemana me saame võtta vastutuse ainult iseenda eest ja oma tegude eest. Me ei saa minna üle funktsioneerima, üle reageerima ja üle heastama teist poolt. Tõepoolest on olukordi, kus üks on tohutult hea ja annab kõikvõimalikud lubadused hea jutumärkides ka vahel kahjuks. Ja teine seda ei täida, et me saame igaüks võtta selle vastutuse, et mida mina saan lapsele siis omalt poolt anda ja lubada. Ja kui näiteks, ma toon sellise näite, et kui teine vanematest käsitleb näiteks ühte vanemat nagu halvasti, siis ainuke viis on lihtsalt peegeldada tagasi, et ma saan aru, et sinu issi näiteks ütles minu kohta niimoodi ja seal rohkem mitte mingit sekkumist ei saagi tuua, ainult tagasi peegeldus sellest olukorrast. Ja mina tahan lisada, et kui on võimalus ikkagi koostööd teha, kui on vanemad, küsimus oli siin eraldi elavad, kui on võimalik ikkagi koostööd teha, siis miks mitte pannagi koos paika, et mis on tegelikult see nii-öelda lapse kasvatuse plaan, soovid ja eesmärk ja leppida omavahel kokku, kuidas eraldiseisvalt, aga koos ikkagi kasvatatakse seda ühte last. Kui on arusaamised vanemate vahel erinevad ja põhimõtted erinevad, teinekord ka religioonid ja taust erinev, siis see on väga keeruline. Selline koolitus võib aidata panna paika ja omavahel paremini mõista. Aga jah, nagu Kristina ütles, et kui ei ole võimalik koostööd teha, et siis ikkagi sa vastutad ainult selle eest, et mida ma ise tagasi peegeldan ja mida ma ise lapsele annan ja lihtsalt kinnitadagi, et jah, et ma kuulen, et issi ütles nii ja anda siis nii-öelda enda pool. Ja kui ma näiteks terapeudina näen, et üks vanematest ikkagi väga-väga lõhub last, siis mul on tulnud ka teatada lastekaitsesse, et saada uuesti vanemad sellesse koostöösse. Tihti see lapse lõhkumine käib sellepärast, et vanemad ei saa omavahel asju ära räägitud ja nad panevad lihtsalt lapsed sinna nagu tanki vahele, proovivad läbi lapse karistada teist inimest. Ja see hea vanem ja halb vanem on ka näiteks, minu enda kogemus elus on olnud see, et ma arvasin, et mul on tohutult karm isa. Minu ema ütles mulle kogu aeg niimoodi, et sa pead õhtul kell 9 kodus olema isa käsipea, sul peab õpitud olema isa käsipea, siis ma arvasin, et mul on tohutult range isa. Ja kui ma läksin siis psühhoterapeudiks õppima, siis tuli välja, et mu isa ei ole kunagi ühtegi halba sõna mulle öelnud, aga lihtsalt see ema tahtis ennast esitada heana ja andis nagu need käskivad sõnumid läbi isa, et seal on seda tausta natuke rohkem vaja nagu näha ja vaadata. Aga järgmine küsimus. Just, siin on järgmine küsimus, et
kui on näha, et laps on katki, kas pedagoogil on võimalik ka ühepoolselt seda last aidata, kui on näha, et kodu ei ole selleks valmis. Et jah, muidugi on, et mina olen ise olnud see laps, kellel olid siis nii-öelda mitteteadlikud vanemad ja olen ka mina ise pöördunud psühholoogi juurde niimoodi, et ma ütlesin oma emale, et ma ei soovi teatada talle või öelda talle, et miks ma lähen sinna. Ja tegelikult olid täielikult kodused põhjused, mind ajas lihtsalt kõik mu kodus toimuv täiesti hulluks ja ma ei tundnud mitte mingisugust tuge sealt. Et muidugi on võimalik sellel pedagoogil aidata, et mina sain tohutult palju abi ise. Et kui on olemas kas või keegi, kes seda last kuulab, talle annab tagasisidet, teda toetab, siis see on juba rohkem kui mitte midagi. Ja see on juba väga suureks toeks ja abiks. Et me ei saa tegelikult neid kasvatuslikke mustreid, pagasid ja kaotatud osi mitte ainult otseselt oma emalt ja isalt, vaid neid mustreid ja osasid annavad ka meile inimesed, kes on meie keskkonnas olnud ja meie kasvamisele kaasa aidanud. Et selleks võivad ka olla üleüldised hooldajad, õed, vennad, aga miks mittegi, kui on lapse varases eas tulnud keegi teine tugiisik, et siis ka see tugiisik, et alati kas või üks inimene saab alati tegelikult aidata. Nii, küsimus, aga kui on lasteaed ja nad ikka jooksevad edasi, kuigi teavad, et ei saa seda teha, sest meid on rühmas palju ja võib õnnetus juhtuda. Kas ma saan õigesti aru, et siin on küsimus lasteaiakasvataja poolt, et kuidas lasteaiakasvatajana rühmas hallata lapsi? Et kui ma nüüd saan õigesti aru, siis igal juhul selle lapse tasandile laskumine ja ongi see peegeldamine, et ma saan aru, et sa oled nii elav, ma saan aru, et sulle meeldib joosta ja sealt proovida ka neid piire panna, et jookseme siis ja praegu peame seda tegema, et neid piire on lapsele vaja ja lapsel peab jääma ka alati valikuvariant, mille vahel ta valib. Kui me lihtsalt ütleme näiteks, et ei jookse, siis see on käsk, on ju. Kui me jätame põhjendamata ka veel, miks ei jookse, siis nagu seda hullem, et me peame seal ka mingid valikud andma, millal ja kuidas siis võib joosta. Ja mingil hetkel me peame ka aru saama, et ega laps ei kuula alati ja lõpmatult meie sõna kahjuks, jah? Ja siin on järgmine küsimus, et kilotoloogid ehk naeruteadlased väidavad, et lapse kasvatamisel mängib suurt rolli naer, et kuidas imagoloogia ja imago sellesse suhtub. Et imago otseselt ei käsitle naeru kui sellist eraldiseisvalt, aga nagu ma enne mainisin, siis kehakeel, näomiimika omab väga suurt alateadlikku ja teadlikku rolli, kuidas me sõnumeid edastame. Et selle kõrval saab öelda, et jah, et ka naeratusega lapsele vastamine omab väga tugevat sõnumit ja mõju lapsele. Ja võib-olla üks koht, kus ma selle naeru saaksin juurde tuua, et tegelikult sellest teekond soovitud vanemluseni koolituses on lõpupooles üks peatükk, kus me räägimegi sellest, et proovi lapsega teha selliseid asju ja tegevusi, kus on naeru sees. Et see nüüd on lisaks nendele näomiimikatele ja asjadele, et proovi teha niimoodi, et lapsel jääb hea mälestus sinust ja tal on neid häid mälestusi sinust rohkem, kui on halbu mälestusi. Naer on juba see, mis tekitab meile need õnne ja heaolu hormoone ja naer on kõige kiirem viis tegelikult nendest paljudest haavadest läbi minna. Nii et kui sa selles kontekstis küsid, siis kindlasti naeruga tegevused mõjuvad ülihästi. Kuidas see last mõjutab, kui näiteks isa on öelnud lapse käitumise kohta midagi, mitte kõige mõistvamat ja ema seletab pärast, miks isa nii oletatavasti käitus või tegi, et pehmendada seda mõju. See natuke võib minna sinna konteksti, mis ma ennem ütlesin, et me ei saa võtta teise vanema eest vastutust, et siin mina kutsuks esmalt rääkima selle teise vanemaga, mitte lapse juuresolekul siis, et mis sellist asja põhjustab ja kuidas see ei korduks. Aga mina kutsuks selles mõttes, vaata, kui me lähme pehmendama, ma toon näite, kui näiteks lapse vanemad ei ela koos ja laps ootab teise vanema helistamist ja vanem ei helista, sest tal on võib-olla näiteks liiga palju tööd või joogiprobleemid, siis meil ei ole mõtet minna pehmendama seda, et kuule, et näed, et tal ei olnud täna aega. Sellega me võtame ära teiselt vanemalt absoluutse vastutuse ja käituda normaalselt. Meil on võimalik öelda lapsele, et ma saan aru, et sa oled nii kurb või sulle tegi haiget see, mis ta ütles.
Aga muidugi samas ei saa ka lasta siis teisel vanemal oma emotsioone kõike välja valida ja tuima näoga sealt kõrvalt pealt vaadata, et mingi hetk peab ikkagi sekkuma ka sinna vahele tõesti. Nii et siin vajab rääkimist, lapse tunnete mõistmist, kuidas ta tundis, kui nii tehti ja teise vanemaga on vaja rääkida. Nii, praegu siis küsimustega on kõik, mis ma siit vaatasin, et kui keegi veel soovib midagi küsida juurde või üle täpsustada, et siis veel mõned hetked on siin olemas, aga tõesti, mul on siis hea meel kutsuda teid siis teekond soovitud vanemluseni kursusele ja see info tuleb ka peagi üles. Ja miks ma seda isiklikult tegelikult hästi julgen soovitada, et ma ise tegelikult olen ka siin ju läbinud just teekond soovitud armastuseni oma elukaaslasega ja me puhtalt tegelikult läksime sinna, ma ei teadnud, et see vanemluskoolitus veel olemas on ja puhtalt läksime tegelikult sinna sellepärast, et meie mõlema reageeringud ja reaktsioonid ilmselgelt ei toetanud laste kasvamist ja me hakkasime väga selgelt nägema neid peegleid, mida lapsed esile toovad ja mida meie siis märgata saame. Ja see, kui meie oma paarisuhet parandasime ja mis ma hiljem sain teada, et see teekond soovitud vanemluseni kursus tegelikult ka parandabki lapsevanema enda sellist reaktsiooni ja läbi selle loobki hästi tugevat sellist positiivset vundamenti soovitud vanemluseni, et see aitab niivõrd palju kaasa. Nii et see on ka siis see isiklik põhjus, et miks me selle kursuse teile niivõrd siis lähedale ka toome. Kristina, Karina, et kas te soovite veel midagi siia lõppu lisada? Kristinal on mikrofon väljas. Jah. Aitäh. Mulle meeldib ka iseendaga rääkida. Et Karina tõi ennem välja selle ingliskeelse sõna, mis imago ütleb, et seal on alati veel, seal on alati rohkem. Et ma kindlasti võiksin veel järgmine 16 tundi rääkida selles mõttes, et see ei lõppe, et see ei ole 5 minuti kiirnuudisupp, mis nagu saab valmis ja ongi tehtud, et see on pikk teekond. Aga võib-olla üks asi, mis ma küll tooks välja, on see, et mida see imago toetab hästi, ta toetab lapse erinevaid arengustaadiumeid ja vot selle arengustaadiumitest siis erinevate sõnumite ja asjade läbi seda kohalolu. Tähendab seda, et näiteks lapse kasv 0–1,5 aastat on siis see vanus, kus laps õpib seda usaldust ja tal on vaja, et see vanem on emotsionaalselt kätte saada tema stressi maandamiseks, tema toiduvajadusteks ja kõigeks muuks. Ja kui emotsionaalselt vanemat ei ole olemas, siis juba 2-kuune imik võib teha otsuse, et minu nutmisel ei ole kasu. Tal on niivõrd valus sellest nutust, et ta võib ka sellest nutust loobuda. Ja kui nüüd on need väga head lapsed, kes ei nuta, siis mul on tohutult hea meel, kui neil on väga emotsionaalselt terved vanemad ja ne nuta sellepärast, et nende vajadused on täidetud. Ja samas ma mõtlen ka vahel, et aga kas seal võib olla juba see, et laps ongi jäetud emotsionaalselt üksindusse. Me sünnitame lapsed ja usume päris tihti, et lapsed kasvavad ise. Vähemalt mina oma ebateadlikkuse juures omal ajal küll uskusin seda, et Karina kasvab ise. Ja kindlasti ühel ja teisel moel olin üllatunud, kui ta nagu tahtis rohkem mu tähelepanu, kui ma olin selleks valmis. Ja näiteks siis järgmine vanusegrupp 1,5–3 on see vanusegrupp, kus laps vajab tohutult seda, et ta saaks maailma kogeda. Ja kui ta läheb nüüd jalutama, ta vaatab kogu aeg tagasi, et saada vanemalt seda kinnitust, et kas ta on luba minna ja kas on okei minna. Ja kui vanemat ei ole olemas sinna tagasi vaadates, vanem on läinud oma asju ajama, siis sellel lapsel tekivad jälle emotsionaalsed haavad. Või siis see vanem, kes ütleb, et ära mine, istu siin, annab sõnumi, maailm on ohtlik paik. 3–4 on see vanus, kus laps hakkab identiteete proovima ja erinevaid rolle katsetama. Ja kui siis vanem pärsib need rollid ära tal, siis ütleb, et oi, et laps jookseb tuppa ja ütleb, et vau, ma olen kauboi. Ja siis ema ütleb, ei, kauboi sa küll ei ole, et sinust saab arst, kui sa suureks saad. Sealt läheb identiteediparaad lukku ja lapse fantaasia läheb lukku. Siit hakkab ka see, kus inimestel loovus on lukus, on suure reaalsusega sellest vanusest siis hakkama peale saanud. Ja 4–7 on see, kus laps tahab hakata esimest korda siis teadvustama, et ta suudab nende asjadega hakkama saada, mida täiskasvanu teeb. Ta tahab järgi teha. Ta ei tee neid pikalt, aga tal on vaja järgi kogeda.
et mul oli selline kihvt võimalus näha, kuidas ema istutas aias, tähendab siis mitte minu ema, vaid üks ema istutas aias lilli ja laps siis mõni aeg hiljem läks kaevas selle lille välja, istutas teise kohta, tahtis järgi teha seda, mida ema tegi, ta tahtis olla veendunud, et ta on pädev ja suudab. Muidugi see kisa, mis seal seda saatis, et mis sa teed, nii ei tohi, see on tegelikult see jälle, mis siis paneb selle lapse kogemuse lukku ja ühel hetkel ta siis ei tahagi enam minna proovima, ta ei katsetagi neid asju. Ja öeldakse, et kuni 7. eluaastani me saame last päris kergesti nendest haavadest siis parandada, mis me oleme siis nagu loonud ja peale seda me saame siis heastada neid. Kunagi ei ole hilja hakata selleks heaks lapsevanemaks. See teekond on alati ja need teemad selles mõttes on seal Imagos hästi põhikohal, et olla siis õige sõnumiga toetanud ja annavad ka siis teada, et millised sõnumid selles vanuses siis maha pärsivad ja seda ma pean kindlasti üheks ka selles mõttes Imago aluseks, kus siis kasvavadki need haavadeta või haavadega lapsed. Mina tahaksin lisada, et kunagi ei ole hilja hakata õigeks heaks lapsevanemaks, nagu Kristina ütles, et tõesti, et mitte kunagi ei ole hilja, et kuigi ta ise ütleb, et ta oli kohutav lapsevanem, kui ma väike olin, siis minu jaoks ta oli ikkagi minu lemmiklapsevanem. Aga ma võin täna öelda, et mul on maailma parim ema ja tõesti on maailma parim ema, et tegelikult on meie kõigi võimuses olla täna saada selleks maailma kõige paremaks emaks või isaks oma lapsele, et mitte kunagi ei ole hilja alustada. Ja inimesed tihti mõtlevad, et mingi koolitus võib-olla on natukene liiga kallis, et tahaks odavat. Et tegelikult on see elukestev investeering, mis omab elukestvat mõju. Et kas selle kõrval on ükskõik milline hind, kas see on liiga palju? Mina arvan, et ei ole. Vahepeal on üks küsimus, et olen reageerinud halvasti, vabandan. Aga kui reageerin ikka ja jälle, saan ise aru, kui vale see on ja kui olen rahunenud, siis vabandan ja seletan, aga see kõik kordub, kas see on vale? Vabandamine ei ole kindlasti vale. Me peame õppima lapsevanemana näitama, et me ka eksime, me ei ole eksimatud. Meie eesmärk ei ole selles Imago teekonnas samamoodi saada perfektseks lapsevanemaks, me ei saa selleks kunagi, et lihtsalt liikuda selle õige suuna poole. Nii et vabandamine on väga okei, aga siin on ikkagi hästi oluline saada iseenda nendest reaktsioonidest alateadlikul tasandil aru, mis on see, mis sind aina rohkem käivitab selles teemas ja siis sa saad ka tegelikult enam mitte käivituda. Kuidas toetada traumakogemusega asenduskodu lapsi, kui esimesed 7 aastat lapsi ei ole kogenud normaalset pereelu? Jah, tihti me ka ei teagi näiteks selle lapse minevikku sealt. Vahel me teame, mis seal on olnud, vahel me ei tea. Aga me nagu peame hakkama sellest hetkest edasi liikuma, kus on võimalik seda lapsele luua. Ja siis hakata lapsele seda tingimust looma, et ta tahab jagada, ta tahab oma muret jagada. Sealt suure reaalsusega on sellel lapsel 1-2 reaktsioonist. Ta kas on hästi endasse tõmbunud, ei jaga oma tundeid, hoiab need endasse või teisena on ta selline hästi väljapoole käituv, võib-olla isegi pahandusi tekitav ja jonniv, vinguv, intensiivne laps. Mõlemad on siis need kaitsekäitumised, mis on sellest valukogemusest tulnud ja siin ei olegi isegi vahet, kui suur on see traumakogemus. Ma tahan öelda, et ka kõige parematel lapsevanematel tekib neid hetki, kus nad tekitavad haava oma lapsele. Ja sellest hetkest nüüd, kus see laps on siis seal asenduskodus, on võimalik luua talle need tingimused, et nüüd sa oled kuulatud, vastu võetud. Ja mis meie ajus toimub, aju vajab meil negatiivsete kogemuste ülekirjutamist. Öeldakse uuringute keskmiselt, et oleneb siis selle negatiivse kogemuse suurusest, et üks halb kogemus vajab 5-20 positiivset kogemust. Ja sellega me saamegi hakata heastama tema minevikku seda ja me tegelikult saame sealt täitsa normaalse hingeeluga lapse kasvatada edasi. Et
et jah, et pakkudagi lapsele lihtsalt seda märkamist ja kinnitust ja kohalolu ja ühendust, et ma märkan, et sa oled pahane või ma näen, et sa ei taha jagada või mis iganes selle lapse reaktsioon on. Et lõppkokkuvõttes on ikkagi selle ühenduse hoidmine ja pakkumine see kõige olulisem toetus. Ja siin oli ka üks küsimus vahele, et kuidas õppida imagoterapeudiks, et kes soovib täpsemat infot, ma arvan, võib võtta näiteks Kristinaga ühendust, et seda saab teha leheküljel. Kristina, mis leheküljel saab sinuga ühendust võtta? www.siseminerahu.ee. Tegelikult koordineerib seda imagoterapeudiks õppimist Eesti Imago suhteühing, ka nendega võib otse ühendust võtta. Seda terapeutide väljaõpet ma ei oskagi nüüd öelda, kui sagedasti tehakse, hetkel üks käib, ei oska öelda, millal järgmine tuleb. Ja selleks, et imagoterapeudiks minna õppima, peab olema siis eelnevalt psühholoogiline taust, et on nõustamisoskused, et nii nagu sa õpid alguses tavaliseks arstiks ja siis võtad edasi mingi suunamise valdkonna, siis imagoteraapia kui baariteraapia on siis lisavaldkond, jätkuvaldkond psühholoogiale. Ja Inna toob siia sisse hästi selles mõttes väärtusliku mõtte, et ühtepidi lapsevanemana tõesti me tunnetame, et me vabandame ja me panustame ja me näitame tõesti, et ka meie eksime ja teistpidi saame siit nii hea tagasiside sellele, et mõnikord see last hoopis väga ärritab. Kristina, Karina, mis te selle kohta ütleksite? No ma ei tea. Mina võtaksin kohe, ütleksin, et see on see... Sorry, minul hakib natukene internet, et ma räägin lihtsalt, et hästi huvitav selles mõttes väljatoomine, et minul on näiteks oma viimase kallimaga hästi palju seda, et mind ajas tohutult närvi, kui ta tegi midagi ja ta vabandas. Sest mulle tundus, et ta vabandas kogu aeg kõige eest, ebavajalike asjade eest ja mulle tundus nagu, ja ta oskas ka vabandada asjade eest, mille eest ma vajasin, et ta vabandab, aga võib-olla see oligi nagu see filtreerimatus, et mis hetkel mina vajasin vabandust ja mis hetkel ma ei vajanud vabandust. Et võib-olla see on ka selle ühenduse küsimus, et kuidas tajuda teist või kuidas me kommunikeerime, et ma ei vaja tegelikult seda vabandust sinult, ma vajan hoopis mis iganes siis on ju, et kui lapsed on natukene suuremad, nad suudavad seda ise väljendada ja aidata meil mõista vanematena. Kui lapsed on väiksemad, siis selles mõttes on keeruline, et me saame sellest võib-olla rääkida koolituse jooksul, aga ta on selline laiali valgu küsimus tegelikult. Minu arust selle vabandamise kohta on ka nii kasulikult öeldud kuskil, kuulsin, et me võime vabandada, aga kui me oma käitumist ei muuda, siis see vabanduse väärtust ei kasvata, vaid see vabandamise väärtus kahandab. Et tegelik väärtus peitub nii-öelda käitumise reaalses muutmises ja eriti just sarnastes olukordades. Nõustun just, et kui näiteks nartsissistlik inimene muudkui lõhub teisi inimesi oma käitumisega ja siis vabandab ja ta usub, et selline ongi okei, et milline on see käitumine ikkagi seal taga järjepidevalt, see võib selle efekti ära lõhkuda. Kas lapsega riidlemine ei ole üldse soovitatud või on soovitatud või eluohtliku olukorra jälle? Tegelikult iga riidlemine viib stressi aju ja sa ei saa sellesse koostöösse lasta, mida sa tahad. See on väga oluline läbi arutada sellises rahulikus keskkonnas. On oluline jagada oma hirme, mida sina sellisel puhul kardad. On jagada oluline oma elukogemust, sest me võtame tihti last niimoodi, et me usume, et tema näeb maailma sama elukogemuse läbi, mida mina ise. Temal ei ole seda kogemust, temal ei ole sellist pilti, nagu on sinul. Sina näedki rohkem, sellepärast ei tohi ärritada, vaid rahulikult seletada. Ja kuulata, mis oli selle lapse mõte seal taga. Laps ei tea, mis on eluohtlik, aga see reaktsioon, mis tuleb vanemast, on pigem hirmutav kui mõistma panev. Et siin ongi just hästi oluline see selgitamine, põhjendamine, enda kogemuse jagamine, et issi ei taha, et sa niimoodi teeksid, sellepärast et see on ohtlik, sellepärast et minuga juhtus nii ja tuua kõik siuksed väiksed nüansid välja, et see aitab lapsel paremini mõista seda lugu ja seda põhjust, kui see, et vanem lihtsalt ärritus ja tal oli paha reaktsioon ja ma nüüd ei taha
nii-öelda vanemale pahameelt tekitada, ma ei tee niimoodi, et see ju tegelikult ei kasvata sellist tervislikku last, vaid just katkist last. Kristi, kas on okei, kui ma korraks toon ühe näite, kuidas lapse väikesele kriisiolukorrale reageerida ja kuidas mitte reageerida? Me jõuame seda veel teha. Ma ei võta selleks tervet 6 minutit. Et ma tahan tuua näite ühest lapsest, kes on 3. klassi laps, hüperaktiivne, rahulikust ja armastavast perekonnast, 3 lapsest noorim. Koolis on tal vastuvaidlemise pärast probleeme viimasel ajal ja ühel päeval tuleb ta koju märkusega, kuhu õpetaja on kirjutanud, et Martin oli täna lugupidamatu. Ja kuidas siis vahel vanemad siis reageerivad? Näiteks antakse teada, et sa pead sõna kuulama, kui õpetaja ütleb, või see pole oluline, mida sina tahtsid, et kui õpetaja käskis midagi muud teha, siis tuleb teha. Mõni lapsevanem ei tahagi seda käsitleda, viib teema ära, ütleb, mängime palli hoopis. Mõni ütleb näiteks, et see on kõik sinu isa või ema süü, et sa selliseid märkuseid saad, on ju. Oled sina alles ninatark, et sa õpetajale vastu hakkasid või siis sa oled selle ära teeninud, selle märkuse. Kuidas sa saad nii käituda? Ma olen valmistanud kõik sulle tingimused, et sa saaksid normaalset elu elada. Peaasi, et keegi teine ei näinud, kuidas sa õpetajale vastu hakkasid. Ma ei hakka sinuga arutlema selle teema üle ja veel 1001 sellist lauset. Need tunduvad vahel meile leebed, aga need ei pane last olukorda, kus laps on emotsionaalselt ära kuulatud. Ja ma loen ka korraks ette selle, mida oleks siis üks emotsionaalselt kohale jääv vanem siis pidanud tegema. Et ema istub koos lapsega maha ja uurib, räägi, mis juhtus. Pahasel häälel ütleb laps, et õpetaja keelas teda vahetunnis pliiatsiga mängimast, sest sõrme peal püsti hoides võib ta siis selle pliiatsiga endale kogemata näkku torgata. Ja Martin vastas õpetajale, et näkku torkamiseks peaksin ma nii sügavale kummardama, näitas siis seda oma kehaga kaasa, ütles, et ma ei ole nii loll selleks. Õpetaja võttis pliiatsi ära selle peale ja kirjutas märkuse. Ja mis see olukord siis nüüd on, kui laps tuleb siis selle sõnumiga või sellise märkusega koos koju, on see, et ta tegelikult on häiritud sellest olukorrast ja ta vajab tuge, ta vajab empaatiat. Ja ta vajab muidugi ka seda, et kuidas siis ikkagi käituda, kui täiskasvanu koolis nõuab, on ju. Ja kui ema nüüd on näiteks teadvustanud seda, et selle Martinil on väga tundlikud reaktsioonid, sellepärast, et tal on 2 vanemat õde-venda, kes siis temaga mängida ei taha, siis nad peavad teda titaks. Ja kui kuskil nagu Martinit just kui titaks peetakse, siis Martin läheb käima. Ja me emana peaksime või isana siis peaksime aru saama, et mis on selle lapse reaktsiooni nagu põhjus seal. Ja ema siis võiks näiteks öelda niimoodi, et õpetaja ilmselt ei mõistnud, et sa võisid tunda piinlikkust, et ta peab sind nii rumalaks, et sa pliiatsiga endale torgata võid. Ja laps ütleb seal, et õpetaja ei kuulanud mind. Ja ema saab uuesti öelda, et ma kujutan ette, et see võib olla väga frustreeriv, kui keegi sind ei kuula ja sa ei saa siis ju ka ise rääkida. Ja õpetaja ei teadnud, et sul on probleem õe-vennaga ja ma kujutan ette, et seetõttu on see sinu jaoks päris raske hetkel. Õpetajal on klass päris suur, tal ei ole ilmselt võimalik sinuga neid asju niimoodi rääkida. Aga mina võin sind kuulata, kui sa tunned teinekord ebaõiglaselt. Ja kas sa prooviksid järgmine kord õpetaja sõna kuulata, kui õpetaja käsib sul midagi lõpetada, et see on hästi oluline. Nii et sellised on siis need viisid, kuidas me võiksime lapse jaoks olemas olla, aidata tal mõista tema stressi, tema reaktsiooni ja toetada teda maha tegemise asemel, eemaldumise asemel. Ja suur aitäh, Kristina, selle hea lisaloo eest, et tõesti need lood väga palju õpetavad ja aitavad kedasi, sest et kogemus ongi ju kõige parem õpetaja ja kui sinna sekka veel lisada nii-öelda teadlikkust ja väärtuslikke tööriistu, siis tegelikkuses me ju saamegi väga palju muuta. Karina, kas sina siia lõppu ka soovid headele lapsevanematele midagi öelda, kuna sina ju veel ise ei ole lapsevanem, et kuidas jaga pisikene mõni mõtteke, et kuidas sul on olnud laps olla ja kasvada tulevaseks lapsevanemaks, et mõnda sellist märkamist iseenda sees?
Et selle imago vanemluse teekonnal olemine koos oma emaga on selles mõttes pannud mind tohutult põnevile, et ma nagu ootan väga oma väikest sotsiaalset psühholoogilist eksperimenti ehk last kunagi kasvatada, et kuidas see välja kukub. Aga see on kindlasti selles mõttes pannud mind teadvustama, et mis on need minu mustrid. Ja kuigi ma ei ole ju hetkel lapsevanem ja ma ei oska mitte teha neid ja vältida neid mustreid, siis see on nagu juba ette õpetanud mind, et ahah, et need on need mustrid, mida ma kindlasti peaksin tulevikus valvama, jälgima, märkama, õppima ja siis muutma hakkama. Ja Karinal on ka suur ports tädide lapsi ja ta on saanud nendega praktiseerida ja anda nõuandeid oma tädidele, kuidas lapsi kasvatada. Super, siit tuleb veel üks küsimus, et laps koos emaga ühes lasteaiarühmas. Laps käitub veidi, kõike võib teha, sõna kuulma ei pea. Ka tunded on 3 korda suuremad. Kuidas siis toimida? Ega see ongi see kõige raskem juhus, kui laps on siis seal samas rühmas, kus kohas siis see ema ise on, et tekivad kogu aeg need küsimused, et kui palju nagu lapsele anda seda piiri ja kui palju mitte anda piiri. Et tihti me kipume arvama, et 2 varianti on, kas me anname lapsele rohkem võimalusi või me oleme oma lapsega rangemad kui teistega. Ja laps tegelikult tajub seda päris korralikult. Et ilmselt võib-olla ta käib, ma ei tea nüüd, milline see laps on, võib-olla ta käib sagedamasti sinu juures ühendust siis näiteks ka otsimas. Aga mina nagu kutsuks proovima neid võrdselt kohelda, sellepärast et lapsed saavad aru, kui toimub ebavõrdne kohtlemine. Ka ühes peres kasvavad lapsed, kui seal on 2-3 last, me võime ise öelda, et me kohtleme lapsi sarnaselt. Tegelikult ei kohtle. Meil on osad lapsed, kellega meil on kergem olla ja meil on osad lapsed, kellega meil on raskem olla. Et võimalusel kutsuks kohtlema siis. Ja tegelikult seal on ka see, et lapsel võib tekkida see nii-öelda konkurentsi tunne seal lasteaias, et tal on ju tohutul hulgal konkurentse. Et võib-olla siis lihtsalt pakkuda ka vabal ajal lapsele rohkem sellist päris üks-ühele kvaliteetaega, kus siis laps saab selle tegevuse valida ja see kuningas või kuninganna olla ja seda rolli juhtida. See aitab ka lapsel olla lasteaias kergemini eemal oma vanemast. Väga hea. No nii, et nüüd väärtustamegi kõikide osapoolte aega ja mul on nii hea meel, et on tulnud küsimusi ja me oleme saanud need küsimused kenasti läbi rääkida siin. Et mina väga tänan, et te võtsite selle 1,5 tundi endale, et kuulata Kristinat ja Karinat ja saada ka küsimused, ütleme, vastatud, need, mis teil üles kerkisid. Ja tõesti, siis meil on hea meel ka üsna kohe teile siis teada anda ka sellest kursusest, et kui on tõesti tunne, et oleks valmis oma väärtuslikust elust ja ajast 4 kuud pühendama üle 2 nädala sellele, et õppida nii-öelda just selles maailmas toime tulema, et kuidas enda mustreid murda ja oma reaktsiooni kontrolli alla saada, et siis see kindlasti päris palju aitab. Ja tõesti selline huvitav nii-öelda nüanss siia juurde, et minu enda elukaaslane, kellega me oleme 10 aastat koos olnud, et mina olen olnud tavaliselt see natuke rahulikum tüüp, tema süütekas on olnud oluliselt lühem ja need teadmised, mida me oleme saanud Kristina koolitustelt ja nüüd siis tutvunud selle imago maailmaga, on täielikult muutnud tema süütenööri pikkust. Ja Kristinal oli ka tegelikult au temaga kohtuda viimati meie koolitusel ja Kristina tõenäoliselt ise ka nägi neid reaktsioone ja seda muutust, et kui palju sellised teadmised saavad inimest muuta. Ja siin Ele küsib, et kas seda saab veel uuesti üle kuulata ja et kuni siis kursuse alguseni, mille kohta tuleb info, ehk siis nüüd 2 nädalat on see kenasti järelkuulatav, et saab siis neid mõttekesi siit enda jaoks veel üles noppida. Ja. Nii et minu poolt siis praegu kõik, et kui Kristina soovib veel midagi lisada. Mina soovin ühendust, teiste poolte aktsepteerimist ja iseenda mõistmist.
Aitäh, Kristina. Karina, sinu viimased 3 sõna ja siis saame lasta kõik õhtule. Mina tahan lihtsalt tänada kõiki, kes täna tulid seda kuulama või siis sina, kes sa oled seda tulnud järgi kuulama. See on esimene samm teadlikuks saamise teekonnal. Aitäh sulle. Super, suur tänu kõigile ja uute põnevate kohtumisteni ja jälgige ikka meie tegevusi ja tõesti veel kord tänan, et võtsite selle aja ja pühendusite, et niimoodi siis saabki iseenda jaoks paremaks ja ka oma pere ja laste jaoks oluliselt siis paremaks. Nii et uute kohtumisteni ja vast siis kohtume kursusel. Kaunist õhtut!